Tervist! Väga suur rõõm näha, et teid on täna päris pika pingelise päeva lõpus nii palju. Ja ma püüan, teen oma parimat, et võtta paari sõnaga kokku seda päeva. Täna päev algas demokraatliku vastupidavuse teemaga ja mis kõige rohkem jäi kõrva, ongi see, et võtmeküsimuseks on usaldus. Usaldus meie teineteise vahel, usaldus ühiskonna, poliitikute, iga inimese vahel, usaldus inimeste ja riigiinstitutsioonide vahel. Ja kui demokraatia satub ohtu, siis on võtmetähtsusega meie võime mobiliseeruda selleks, et seda protsessi tagasi pöörduda, et hoida valvas pilk sellel, kuidas meie ühiskonnal läheb. Aga mis on selleks usalduseks või selleks mobiliseerumisvõimeks võtmetähtsusega? Dialoog ja kontakt ja see, et see dialoog on sõbralik, austav, kaasav ja hiljem päeva poole me nägime mõningaid näiteid, kuidas on võimalik sellist dialoogi pidada. Uuringud näitasid ka erinevaid näiteid nii nagu Eestist kui nagu mujalt, mis on nagu need praktikad või võimalused, kuidas leida ühiskeelt või siis tegutseda koos ja leida need koos tegutsemise võimalused. Aga kõige populaarsem küsimus Slidos on olnud tegelikult see, et kuidas seda demokraatlikku vastupidavust teha igapäevategevuse tasemele. Ja ma püüan ka meie arutelude põhjal noppida neid mõtteid, mis täna kõlasid, ja üks nendest oli see, et mitte kaotada usku. Sest et see ongi nagu alus, et meie ei deklareeriks ise, et meie demokraatia on läbi kukkunud ja nüüd ongi käed süles ja me ei tee mitte midagi. Nii et kui me oleme usku kaotanud, siis me oleme ka selle mängu nii-öelda kaotanud enne, kui me oleme midagi ette võtnud. Teine küsimus või teine samm on siis olla ühiskondlikult, ühiskonna liikmetena aktiivsed. Kõlas, et poliitikud peaksid inimesi kuulama. Selleks, et poliitikud saaksid inimesi kuulata, meie peame tõstma häält. Meie peame sõnastama oma probleemid ka siis, kui see võib-olla on vahel ebamugav, ebakindel või ma ei tea, kas see, mida ma ütlen, on tähtis või mitte. Kui mina olen vait, siis minu probleem ei leia nagu lahendust. Ja poliitikute poolt siis muidugi avatus ja poliitiline vastutus, ühiskondlik vastutus, nii nagu nad ise on ka välja öelnud. Võtta need sõnumid konstruktiivsed ja mitte pöörata poliitikat teineteise pilkamise mänguks. Ja siis meie päev liikus edasi kuuluvustunde ja identiteedi teemadega, mis on meie igaühe jaoks siis südamelähedased ja mis jäi kõlama on identiteedi või kuuluvustunde aluseks on meie ühisosad, ühised väärtused, ühised kombed ja siis see on ka kahepoolne protsess, et meie saadame sõnumid, kes meiega ühte kuulub, aga siis igaüks meist peab võtma vastu selle otsuse, et me otsustame kuuluda ja astume sellesse kuulumise või identiteedi kontakti. Mis aga selle kõige taustal on oluline, on see, et see peab olema vabatahtlik. Kuuluvuse taga peab olema vaba voli ja kui keegi selle vabaduse ära võtab, siis see kuuluvus võib muutuda vägivallaks ja isegi inimese vastaseks kuriteoks. Kui keegi paneb meid kuuluma sinna, kuhu meie ei ole otsustanud kuuluda või kuhu meie ei tunne kuuluvust. Ja päris lõpetuseks, kui me otsime selle tasakaalu ühtsuse ja mitmekesisuse vahele, et mis juba nagu sellest diskussioonist nagu jäi kõlama, et meil oleks hea, kui me saame austada meie erinevusi ilma, et me vastanduks ja seejuures otsida neid asju, mis meid ühendavad, kuid ei suru ühtsust peale
et kujuneda täpselt samasuguseks. Nii et ma loodan, et tänased mõtted leiavad peegeldust, rakendust meie töös, meie teistes privaatsetes ja avalikes vestlustes ja et INSA jätkab oma tublit tööd, ühendades meid konverentsil ja ühendades meid keelekursustel, keelekohvikutes, kogukondliku praktika erinevates projektides. Ma annakski sõna Dmitri Moskovtsevile, et siis ta päriselt paneks punkti sellele konverentsile. Aitäh!